lähme korraks eksistentsiaalseks. Nii. Ma ei tea, kui eksistentsiaalne sa oled, aga ma olen selline hästi eksistentsiaalne ja mulle on nagu öeldud ka, et ma olen hästi mõistus inimene ja ma olengi. Aga teistpidi mul on väga tugev tunnetus ka. Kui me räägime kogemustest ja valikutest ja elu keerkäikudest ja teelahmetest ja nendest kahvlitest, mis sa ise nagu selle koha pealt vaatad või näed, et kui palju me tegelikult üldse saame hinnata või otsustada mõne olukorra või teelahme üle läbi selle, mis on intuitsioon. Ja just nagu selle küsimus tuleb just selle nurga alt, et kui tihti me tegelikult teame ja kas me üldse teame seda lõpuni välja. Kas see otsus, mida me langetasime või olukord, mis meie ellu nagu tuli või tekkis, on meile hea või halb, enne kui see asi nii-öelda nagu ei jõua siis punktist A punkti B. Ja mida ma pean silmas selle on see, et mõnikord intuitiivselt võib tunduda, et see tee on õige ja ma lähen sinna ja siis tegelikult tulemus lõpuks ikkagi on see, kas saab see läbi mingi projekt või see rada või tuleb seal midagi negatiivset nii-öelda justkui. Aga ta ei tule mitte kunagi vaata selle, et ma ei näe intuitiivselt ette kunagi negatiivselt, vaid sellest millestki heast valikust võib saada midagi halba ja millestki halvast, kui ma lähen ratsionaalselt või mõistusega kuskile sisse või just selle mõttega, et tundub nagu veits vale, aga ma pean tegema praegu seda, et see tundub nagu hästi loogiline ratsionaalselt vaates. Võib osutuda millekski nagu suurepäraseks asjaks elus üldse. Ehk siis küsimus on selles, et kuidas sina nagu aru saad sellest, et kas saab usaldada intuitsiooni tegelikult lõpuni ikkagi või on see mõne mõttes selline nagu elu elamise kunst ja tagant järele selle kogemuse saades analüüsi tulemusel saab tegelikult otsustada, kas see oli hea või halb siis või õige või vale. Kas sa mõistad, mida ma saan aru praegu, mida sa räägid, jah. Minu puhul see, ma ei ole nagu tagantjärgi kunagi seda nüüd öelnud, et see nüüd oli hea või see oli halb. Pigem on see asja käigus selle olukorra nii-öelda ajal sa, ma räägin aga tegelikult ma räägin ju ise endast, et ma tunnen ise ennast ju, et kas mul on sellest nagu hea olla, kuidas mu keha on, mis emotsioonid mul parasjagu on sellel teel kõndides, eks ole. Et kui üldse mingi otsuse valik, kui nagu see valik tuleb teha, vahet pole, et kas see on õige või vale, et see valik on sinu teele sattunud ja see, mis sa valid, siis sa lihtsalt käid seda teed, eks ju. Ja sellest teest sa saad alati mingisuguse ju nii-öelda midagi enda juurde. Sa küll ütlesid, et jah, et tuleb midagi halba, eks ju. Aga miks sa tituleerid seda halvaks? Kohe tekib minu peas nagu, et ma ei ole ühtegi asja enda elus tituleerinud halvaks. On küll väga ebamugavaid kogemusi, aga ma ei ütle, et see oli nüüd halb. Muidugi ma ei ütle, et et ma tahaks nüüd uuesti kogeda seda, eks ju. Aga ma ise tegin need valikud, ma nagu võtan need valikud, see on ju minu vastutada ja järelikult nii pidi minema, kui ma siukse valiku tegin. Ja mul on võib-olla siuke imelik veendumus või uskumus ka, et ükskõik mis tee sa valid, sa jõuad ikka sinna, kuhu sa pead jõudma. Ehk kõik teed viivad Rooma, on siuke lause? Jah, siuke lause on jah, aga see lause ei ole ju ilma asjata tekkinud. Et kuidagi ma olen nagu selle erisuse nagu aru saanud, et kuhu on mu mõistusega tehtud valikud viinud ja mis, just mõtlen seda, et kuhu mu nagu kehaliselt või see enesetundeliselt on viinud, eks ju. See, et millised saavutused on ja need tulemused, et see on nagu teine teema. Aga just see, et kuidas sa oma kehast tunned, kuidas sa nagu mõtled või oled selle tee peal. Ja see, et kui sa teed kuidagi selle südame järgi, et et mind hullult tõmbab sinna, et minul on alati see mingisugune tõmme kuhugi suunas. Ja on ka olnud mitte tõmmet ja ma olen läinud ja need on mulle väga head õppetunnid mulle. Ja ma lihtsalt huvi pärast, et see tundub, et see intuitsiooni või sisetunde või kõhutunde kuulamine on selline on kahte leeri inimesi, osad saavad täpselt aru, millest sa räägid ja on seda kogenud ja oskavad suurepäraselt ennast nagu usaldada. Mina ja sina tundume praegu olevat võib-olla üks nendest
ühed neist, kes oskavad seda nagu teha ja saavad sellest aru. Ja siis on neid inimesi, kes ütlevad sulle, et aga kuule, mis intuitsioonist sa nagu räägid. Ja see on lihtsalt inimesed nii erinev, et aga lihtsalt ma ise näen ka, et teinekord need asjad, mis intuitiivselt on kutsunud, ei ole osutunud kõige paremateks valikuteks. Seda on küll väga harva olnud. Ja ma ei tea, mis segav interferents seal on siis vahel olnud, eks ole. Aga üldiselt ikkagi see on nagu paika pidanud, et kui tundub õige ja kutsub ja tõmbab, siis sealt üldiselt on alati tulnud ka midagi kasu toovat või selle mõttes nagu edasi viivat, enesearengu mõttes. Ja, aga ma ikkagi usun minu puhul ka, et mul hetkel tuli pähe ühtegi seda mõte või nagu kuidagi ei meenu midagi, ühtegi sellist kogemust, et kus mul nagu intuitsiooni põhjal on nagu halvasti läinud või aga võib-olla midagi sellist, et jaa, et ma ei olnud tulemusega nagu 100% rahul, aga see teekond kui selline, jah, võib-olla nii võib öelda, et ega et see teekond ikka oli nagu äge, et ma kasvasin seal juures ja ma sain midagi, et jah, et kindlasti see intuitsiooni pealt tehtud valikud, et kindlasti on seal kõvasti kukkumist ja haiget saamist, aga ma nende pinnalt ei ütle, et see oli ikka kehv valik. Tulles, võttes arvesse seda päevi, kui ma siin näen siis, või märkmiku, tekib see paratamatu küsimus, et kuna ma tean, et sa kirjutad ka, siis ja ma ise kirjutan ka, ja ma täna teen ka oma häälega tööd, siis tekib paratamatu küsimus, et kas sa oled sõnaosavam ja eneseväljendusrikkam rääkides või kirjutades. Ja võib-olla just vastata selle nurga ka, kui vaataja, kuulaja praegu sind kuulab ja vaatab. Mis kasu võiks talle tuua, kui ta hakkaks päriselt näiteks kirjutama või kui ta hakkaks, kas päris podcasti peab hakkama, aga võib-olla endale mingeid memosi salvestama või kuidagi ennast verbaalselt väljendama, kas viisi endale sahtlisse? See märkmik on selline tore märkmik ka, et ma kirjutasin romaani ja ma kirjutasin romaani suurem osas käsitsi. Sest et ma kohe räägin ka miks, aga siin on selline väiksed sellised, kui ma nagu kinni jooksen, siis ma hakkan käega kirjutama. Ehk siis see on ka võib-olla vastus, et ma sõnaosavam olen ikkagi kirjutades, sest see on niivõrd aeglane ja mõnus protsess ja ma vajan aega. Ma tahan nagu sõnad ja need kujundid kuidagi läbi tunnetada ja just see läbi tunnetamisega nagu see koht ka, et kas see praegu resoneerub minu sellega, mis ma tahan öelda ja edasi anda või mitte. Ja see võtab aega. Et ma olen jah suke kirjutaja. Ma soovitan enesearengu mõttes küll rohkem kirjutada. Käsitsi jällegi pastakaga ja paberiga, et on teada seda, et niimoodi tekivad nagu paremad ühendused aju ja kuidagi see selguse loomine nii-öelda on kergem ja lihtsam. Ja samuti on ka teistpidi, või see osa ka, et kui sa kirjutad, siis sa selle selguse loomisega kirjutad selle jama, mis su peas on, kirjutad justkui nagu välja, et oletame, et mingid mured või mingid sellised segadused või mingi ma vihasena vist väga polegi kirjutanud kunagi, ma ei oska seda oma kogemuse pealt öelda, aga üldiselt, et kui on sellised tugevad negatiivsed või sellised ebameeldivad emotsioonid, et siis see kirjutamine aitab nagu seda endast välja viia. Aga positiivsete nii-öelda kogemustega või emotsioonidega on just risti vastupidi, et see pigem nagu tugevdab seda, et sellepärast on olemas vaata need tänulikkuse kirjutamise päevikud on ja mida ma ka aeg-ajalt teen, aga mul on nagu järjepidevusega natuke väike probleem. Religioosne ei ole? Religioosne ma ei ole, jah. Aga korra selle rääkimise osas ka, et ma olen hakanud seda ka tegema, et ma varem tõesti, see rääkimine oli mul selles mõttes, mulle hullult meeldib rääkida, ma poleks saanud olla giid muidu, sest mul oli tegelikult väga-väga hea giid. Aga selle rääkimisega on see asi, et ma saan hullult rääkida siis, kui ma millestki väga vaimustun, et siis, kui ma midagi põlema lähen, siis ma võin ikka see jutu ei pruugi lõppeda. Aga see enesearengu mõttes see rääkimine, ma olen avastanud, et mul see ka töötab, et ma neid voice memosid ikkagi endale teen, aga seal ei ole see, et see rääkimise protsess ei ole nagu, okei, võib-olla see ka, aga minu jaoks on just oluline, et ma kuulan pärast seda. Ehk siis kuulan seda, et kuidas ma midagi ütlesin, et see energia, mis seal taga on ja millist sõnavara ma kasutasin
ja noh, okei, ma ei ole ennast lindistanud niimoodi, et ma nagu videos näen, et kui mu kehakeel on, aga jah, selle nii-öelda seda energiat ma nagu oma hääles püüan küll kinni püüda. Jah, siuke kena lause tuli. Aga siuke enese reflektsiooni nagu tööriistana. Jah. Aga ühe korra olen ma teinud nii ka, et ma ikkagi olin vahepeal päris kõvasti haige. Siis ma rääkisin enda kehaga ja seda ma teen vahel siiamaani, et kui ikkagi keha veab alt, et siis ma räägin kehaga, ma räägin kodus taimedega ja et seda rääkimist ikkagi on, et see tervendava mõjuga, et see varesele valu ja haraklaigus ja et neid asju ma teen, jah. Kui mõnigi inimene mõtleb praegu selle peale, et aga tead, ma ei tea, et ma olen ka mõelnud kirjutamisele. Aine, et või on see meesterahvas, et ma olen ka mõelnud, tahaks kirjutada. Et siis, mis on sinu selline võib-olla mõnus praktiline nõuanne, et kust alustada üldse sellist kirjutamist? Ja me võib-olla ei räägigi praegu üldse sellest, et kirjuta nüüd raamat. Et, aga kas või lihtsalt päevikut kirjutada või ma sõnastada võib-olla kuidagi täiskasvanlikumalt, võib-olla see päevik on kohe, mul tuleb paralleel kohe selle Perti päevikuga nagu mingi titekas, mingi värk on ja et Teenage Life'i kirjapanek. Minu enda raamatu kirjaniku karjäär sai sellest. Sai algus sellest. Väga tore. Elasin mahajätmist läbi ja välja paberile läbi selle, et ma kirjutasin ja siis ma andsin lugeda ühele ja kahele sõbrannale ja sõbrale, kes ütlesid, et kuule, see on päris hea, et miks sa sellest nagu pikemalt ei võiks kirjutada mingit raamatualatset asja üldse ja siis sealt tekkis see mõtet, aga why not. Ja siis tuligi selline hästi toores ja mõne mõttes täna nagu isegi piinlik lugeda, kui nagu labaselt kirjutatud see oli tol hetkena, aga noh, ma olin ka 17-18 ka, et siis mis sa tahad nagu saada, et aga kuskil pidi alustama, et ei ole uhke, aga kuskil pidi alustama. Et aga kui inimene tahab täna alustada, siis mis sinu see number one nagu take away oleks või soovitus on, et millisena siis tegelikult sellest päevikust või kirjutamisest maksimaalne võtta? Korra sinu lohutuseks, et seda stiili nimetatakse naivismiks, nii et täitsa siuke korralik vool on see. Aha, no vaat siis. Aga kust siis alustada? Lihtsalt hakka kirjutama. Siuke lihtne soovitus. Ära mõtle üle. Alusta sellest, et lihtsalt kirjuta see, mis tuleb. Tavaliselt ongi see head, et kui me hakkame nagu üle mõtlema, siis me jääme kuhugi kinni. Aga see, et kuidas ennast lahti saada, võta see pastakas ja paber, eriti hea, kui on võtta, iga pastakaga vist ei saa ka, et just see, mis libiseb paberil hästi, et sa saad kiiresti kirjutada. Ja kirjutadagi ära kõik need mõtted, mis pähe tulevad. Kui tuleb pähe see mõte, et issand, see harjutus on praegu nii totakas, kirjuta see lause ja mine sealt edasi. Et lõpuks hakkab see keha ise rääkima, keha ise kirjutama ja tulevad väga üllatavad kujundid. Et tegelikult isegi, ma olen natukene ka juhendanud sellist loovat kirjutamist ja seal on ka, et kõik hakkavad, oi, mina ei oska kirjutada ja mul ei tule mingeid ägedaid mõtteid ja ei, mis minul ei ole mingeid kujundeid. Mina ei ole loov ja. Ja täpselt. Aga siis, kui teedki, eks seal ole nagu sellised soojendusharjutused ka, aga just see koht, et lihtsalt kirjuta välja kõik, mis tuleb ja ära anna hinnangut sellele esimese hooga, et lasta olla ja hiljem võib-olla hiljem natuke kuidagi mudida ja redigeerida. Et tegelikult see loomise protsess ja siis see nii-öelda pärast see tehniline protsess, need on täiesti erinevad. Ja kui sa lähed nagu selle tehnilise nii-öelda selle parandamise ja selle kuidagi toimetamisega nagu juba loovale protsessile peale, siis sa nagu tõmbad nagu sellele punaselt kriipsu peale, et see ei tööta. Ma olen ise märganud seda, et sa mainisid kiiresti kirjutamist. Ma olen just see kalligraafiline hästi aeglase kirjutamisega ja mul on hästi ilus käekiri meesterahva kohta. Ja siis ma tunnen, et ma olen häiritud selles, kui käekiri teeb kole. Okay. Mul tekib nagu nii suur plokk ja ma ei suuda enam edasi kirjutada, ma olen närvi enda käekirja peale. Ja seal on seotud see lapsepõlve kogemus, ma ei hakka see praegu pikalt rääkima, aga võimalik, et see on mingi nagu selline, mitte trauma, aga väga tugev nagu mingisugune negatiivne enesekriitika, mis on kaasa antud mulle. Kasvatuse meetodil siis. Vanemate poolt. Kas ma võin küsida korra, kirjutasid vihikuid ümber või? Jaa,
mina ka. mitte võib-olla terved, aga ikkagi, kui valesti kirjutasid ja sodisid, siis tõmmati välja, öeldi kirjuta uuesti. Mina ka. Et see, ma arvan, see võib olla see mõjutus. Et ma hästi nagu tahan seda hästi ilusat käekirja saada ja ma tohutult hindan seda ilusat käekirja, kuigi ma kirjutan endale, aga ma ei suuda kirjutada koledasti. Ma panen kohe kinni ära. Ja kui ma kirjutan, siis ma olen alati pean arvestama sellega ka, kuna mul on nii aeglane käekiri, nagu reaalselt ma kirjutan väga aeglaselt, siis ma tean, et see on siuke 4-3 tunnine maraton. Nagu siis ongi see koht, et no, kas ma viitsin nagu ette võtta seda praegu. Praegu ei ole nagu see hetk. Tegelikult hullult tuleks läbi töötada asju. Ja ma tihtipeale kirjutangi siis, kui on mingisugune läbielamine või taipamine. Tekib mingi väga suur, mõni ütleb, et laadisin infot alla kuskilt. Et toimub mingi taipamine, arusaamine milleski suuremast enne või mingi mõttejada, mis tahab nagu arutlemist ja siis ma panen selle kirja, et hiljem uuesti lugeda seda lihtsalt. Ja eks ma olen varasemad raamatud ka niimoodi kirjutanud, et sa teed ikkagi nagu päevikusse kande ja siis minu vorm ongi see, et ma kirjutan ise enda elust. Sellises, ma ei teagi, mis see vorm, žanr või stiil on täna. Päevik ongi. Et sellises vormis nagu anda, nagu täna on need enesearengu enamustele, räägid nende kogemustest enne. Et see on nagu mulle hästi siuke mõnus ja omane ja see tuleb hästi mõnusasti välja. Et siis seal on nagu, tulevad ikkagi pikad kirjutused ja on vaja ikkagi võtta nagu see hetk, et pikalt kirjutan ja siis ma selle päeviku teksti nii-öelda, kui ma saan selle ennast välja elada nagu mõnusasti ja voolavalt, kannan ma tavaliselt digitaalsesse peatükki ja siis läheb pikemaks veel, siis sinna saan juurde kirjutada mõtte täiendada, eks ole, muuta. Et aga siin ma panen ka nii ka torust nagu tuleb, aga ta peab olema ilusa käekirjaga. Muidu ma ei taha teha. Ja kohati neid häirib see. Nii et okei, see ilus käekiri, et no kui inimene ei meeldi näiteks, kuidas ta kirjutab, et näe siuke asi siin, pum. Ja ma saan aru, jah. Ma oleks nagu aga see on see esimene leht sodi juba läbi, vaata. Mul on, panen kinni ära uus päevik, tühja lehena. jah, see on tükk asi, millega siis tööd teha, eks ole. Või siis, aga siis on mingid teised praktikad, et ju siis see kirjutamine nagu, kui on nagu, võtab nii kaua aega, eks ole. Ega ma nüüd ei ütle, et mul nüüd hirmus kiiresti läheb selle kirjutamisega, et ma lihtsalt kirjutan nagu hästi kiiresti, aga mul on siuke kuidas ma ütlen, arsti käekiri. Et peale vaadates võib olla ilus, aga mitte keegi seda välja ei loe. Ja sellise käekirjaga ma olin veel eesti keele ja kirjanduse õpetaja ja siis ma kirjutasin lastele alla sinna neid kommentaare väga pikad. Ja siis nad veidi kädas, nii ma pidin pool tundi siis lubama neil lugeda lihtsalt, et nad saaks mu käest küsida, mis seal on. Aga jaa, et ma saan sellest aru, sellest nii-öelda traumast, käekirja traumast. aga ma olen endale hakanud lubama, nii et mida rohkem ma olen kirjutanud, seda rohkem on mul suva.